Tere, olen Meelis Härnik ja töötan põllumeestööstus Kevili taimekasvatusspetsialistina. Täna teeme lühikese sellise ülevaate erinevatest mullaharimisviisidest ja võtetest ja vaatame, mis on nende erinevad detailid, millega erinevatel muldadel peaks siis arvestama. Künd. See on tegelikult üks vanimaid mullaharimisvõtteid, mis meil ka tänapäeval on kasutusel. Kui me kasutame kultuure, mis vajavad sellist õhulist mulda, kus juurekavad saavad areneda piisavalt hästi ja kasvatada oma juurekava just eelkõige nagu sügavamatesse kihtidesse, et tuua sealt üles toitaineid, vett, siis tuleb see võte meil ette võtta. Sellisteks kultuurideks tihtipeale näiteks on raps, uba, erinevad libikeelsed kultuurid, millel on selline sügavamale ulatuv sammasjuurestik. Teine oluline koht, kus kündi ei tasu jätta nagu kõrvale, on see, kui meil on väga palju tekkinud põllule põhku. See oleks vaja segada mullaga, et tagada järgmise kultuuri väga ühtlane põld tärkamine ja ühtlane kõigepealt seemnete küll, siis põld tärkamine. Ja kui ka põllus on tekkinud sellistel niisketel aastatel selliseid rööpaid või ebatasasusi, et ka siin on vaja siluda. Künni puhul järjest enam tuleb käiku ka selline olukord, et meil täna järjest enam on kõrrelisi umbrohtusid. On siis nurmikas, on erinevad lusted ja ka nende tõrjumiseks on aeg-ajalt külvi korras vaja teha selline mullaharimisvõte, et viia siin pindmises kihis olevad seemned nagu sügavatesse kihtidesse ja võidelda, ütleme, seeläbi kõrreliste umbrohtudega. Sest ainult üksi keemiaga neid paraku kätte ei saa. Tulles nüüd siia minimeeritud mullaharimiste juurde, siis siin väga hoolikalt tulekski vaadata, mis mullatüüpide ja mis lõimistega on tegemist, et just eelkõige raskema lõimisega muldadel, kui me teeme minimeeritud harimise puhul ainult randaali või koorlipõhist harimist, et meil tekivad selle randaali ja koorli alla samamoodi tihesed nagu künni puhulgi. Siis on tegelikult väga oluline aspekt selline, et me suudaks erinevate kultuuride ette kasutada erinevaid minimeeritud mullaharimise nagu võtteid. Teinekord oleks vaja randaali asemel kasutada kas siis tüükultivaatorid, millega me suudame minna veidi sügavamale, kas siis 5 cm sügavamale, kui tüüpiline randaali töösügavus on olnud ja lõhkudades tihes ära. Ja seeläbi parandada jällegi muldade läbilaskevõimet. Otsekilvil tasub silmas pidada seda, et seda on võimalik viljeleda sellistes kohtades, sellistel põldudel ja muldadel, mis on kergema lõimisega või keskmise lõimisega, kus mullad iseenesest on õhulisemad, piisavalt õhku, lasevad piisavalt hästi vett läbi. Raskete lõimiste puhul on otsekilviga väga keeruline ja seda saab võib-olla kasutada teatud kultuuride kasvatamise nagu järel, teatud kultuuride ette, et võib-olla 100% see rasketel muldadel alati ei õnnestugi. Aga otsekilvis, millele tasubki nagu rõhku pöörata, on see, et see viljelusviis nõuab väga täpset külvikorda. Et läbi külvikorra on võimalik otsekülvis saavutada väga häid tulemusi. Ribasharimine, see on selline võte, mida siin võib-olla suuremalt on 3 aastal rohkem katsetatud. Ja see ribasharimine tähendab seda, et me kobestame mulla ära selle koha pealt, kuhu me tegelikult külvame seemned. Ehk siis seemnendi koha pealt toimub ette mulla harimine, sinna järgi tuleb siis külv, kobestatud mulda ja see külviridade vaheline ala jääb puutumata. Seal puutumata alas jääb siis kas kõrretüü alles või ka hoopis eelnev kultuur kasvama. Oluline aspekt ribasharimiste puhul on see, et siin on vaja kasutada täppisviljeluse seadmeid ja GPS-signaale. Et see eelnev mullaharamismasin salvestab selle jälje ja tuleb järgi siis külvimasin
ja see külvimasin suudab täpselt külvatagi sinnasamma haritud kohta. Selle harimise kohaga on ka see variant, et sinna toimub ka tihtipeale väetamine just vedelsõnnikuga, et me ei väeta enam tervet põlluala ühtlaselt, vaid seda samast ala, kuhu me külvame seemned. Sügavkobestamist, seda on meil vaja teha sellistel rasketel liivsavidel või savimulladel, kuhu on tekkinud eelnevate mullaharimiste käigus siis tihesed. See tihes võib olla põhjustatud künnist, see tihes võib olla põhjustatud pikaajalisest randaaliga või koorliga mullaharimisest või hoopis ka raskest põllumajandustehnikast. On see siis silotehnika pikaajalisel rohumaal nagu peal tallanud või ka tegelikult rasked põllutöömasinad teravilja ja rapsipõldudel. Ja selle sügavkobestamise mõte on see, et me selle töö käigus ei pööra seda mulda, vaid me kergitame seda tihendatud kohta ja me lõhume selle tihese nagu mehaaniliselt, et taimejuured saaksid seal edasi nagu hästi toimetada. Aga see on väga energia- või töömahukas ja energiakulukas ettevõtmine. Et siin tegelikult tasub oma mullaharimine ja mullaharimise ajad ja kogu see külvitehnoloogia ja ka külvikord sellisena sättida, et me neid tiheseid ise, ei läheks sinna põllule nagu tekitama ja me suudaks oma külvikorras olevate taimedega neid tiheseid hoopis lõhkuda. Ei saa öelda, et üks mullaharimisvõte on nüüd väga hea ja teine on täiesti paha. See sobiv mullaharimisvõte teie enda ettevõttesse sobib vastavalt teie mullale, vastavalt teie külvikorrale ja külvitehnoloogiale. Ehk siis te peate tegelikult leidma omale sobivad harimisvõtted ja sellest lähtuvalt toimetama.